No nii. No nii, mis me teeme? Hakkame asju ajama. Nii. Mõned päevad tagasi kuulasin teleintervjuud riigi peaprokuröri Astrid Asiga. Ja intervjueerija küsis tema käest niimoodi, et kas elu on võimalik elada selliselt, et sa mitte midagi ei riku. Ja mulle meeldiva sellise üllatusena Astrid Asi vastaski niimoodi, et ei ole. Et varem või hiljem me midagi ikka rikume. Ja kui me vaatame ka täna seda, kuivõrd kompleksseks tegelikult on läinud see juhtorganite kohustuste sisu niimoodi, et tasub leppida sellega, et võib-olla varem või hiljem te natukene midagi ikka rikute ka. Aga isesest see veel ei tähenda seda, et te alati vastutate sellise rikkumise eest. Nüüd, me teeme täna selliselt, et me alguses väga lühidalt ja selliselt ülevaatlikult räägime sellest juhtorgani liikme vastutusest, kui sellisest, eks ole, kuna te mitmed siin olete kindlasti juhtorgani liikmed juba või siis seotud, et siis me päris baasasjadesse ei hakka minema ja pärast seda me tegelikult käsitleme neid teemasid, kus me näeme, et muutuvad aktuaalseks tulevikus või siis on täna juba selles mõttes olulised teemad, millega tegelikult juhtorgani liikmed võiksid arvestada. Mõned sellised aktuaalsemad asjad ja nüansid. Ma nüüd kohe segan Markust, et tegelikult ma arvan, et me ikkagi tavaliselt ei riku midagi. Aga meil on juristid, kes tulevad ja alati leiavad midagi tagantjärgi, mida me oleks võinud teistmoodi teha. Et meil on ma ütlen kogu aeg oma eelmises elus on sest 30 aastat Sorenenis oli minu eelmine elu. Seal me näiteks oleme ühest erikontrolli korraldamisest või läbiviimisest siis keeldunud selle tõttu, et tegelikult kui sa vaatad ettevõtet, siis sa näed, et kõik on väga hästi. Ja juhid pingutavad, teevad kõik, mis võimalikku, et seda ettevõtet siis võimalikult hästi juhtida, aga on omanik või on mõni aktsionär või on siis mõni nõukogu liige, kes ikkagi on siuke veidi tunneb, et äkki oleks saanud natukene teistmoodi ka, eriti just tagantjärgi vaadates. Ja siis ta ütleb, et aga teeme ikkagi on. Ja sina tegelikult tead juristina, et ma leian alati selle koha, kus koha peal näpp peale panna ja öelda, et oleks võinud teha teistmoodi. Ja eriti kui sa teed seda paar aastat hiljem on. Et seega mina Astridiga kindlasti ei nõustu. Küsimus on, kuidas sa neid oma otsuseid siis suudad tegelikult hiljem siis tõestada ja selgeks rääkida on. Juba läksime vaata riidu laval, seda me leppinud üldse kokku. Nii, aga suures plaanis, kui me vaatame seda juhtorgani liikme vastutust, eks ole, et siis ütleme, et seadus ise annab tegelikult suhteliselt sellise poeetilise standardi, ütleb niimoodi, et korralik ettevõtja hoolsus. Et aga mida see korralik ettevõtja hoolsus siis tegelikult täpsemalt tähendaks? Ütleme, et ühelt poolelt tähendab see seda, et juhtorgani liige, et ta peab olema lojaalne. Pole isiklikult huvitatud, eks ole. Piisavalt informeeritud. Peab ka ise tegelikult piisavalt informeerima kõrgemal astmel organid. Tegutseb ühingu parimates huvides. Ei võta ülemäärast või põhjendamatut riski. Et neid nüansse tegelikult tuleb kohtupraktikast ikka natukene siit ja sealt juurde ja juurde. Ja muidugi küsimus on ka alati selles ja just nimelt suurtemate ettevõtete puhul et aga kelle ettevõtja, kes on see ettevõte, kelle hoolsust ma siis tegelikult pean kelle huvist ma siis tegelikult pean juhindama. See teema on tegelikult just kontserni ja grupi ettevõtete puhul, eks. Et kas siis emaettevõte, kas ma võin sellest juhinduda või siis mitte. Esmajoones alati just nimelt, eks ole, sellest ettevõttest, kus te parajasti juhatuses olete. Iseenesest on võimalik ja ka teile õigus arvestada ja juhinduda ka emaettevõtte huvidest olukorras, kus see on teie enda ettevõtte huvidega vastuolus. Aga seal on muidugi üks aga juures kindlasti. Tohi pankrotti minna selle tütrega. Et see on see ainus aga. Need klassikalised juhtumid on millal tegelikult öeldakse, et näed, vaata, rikkusid juhatuse liikme vastutust, juhtorgani liikme kohustusi. Pankrotiavalduse õigeaegne esitamata jätmine näiteks, et jätkad tegevust, võtad uusi kohustusi, kuigi tegelikult võimekust maksta ei ole. Maksuvõlg, aga mitte alati maksuvõla puhul ei tähenda seda, et mina juhatuse liikmena vastutan, aga sellisel juhul pigem, et kui tegemist on olnud mingisuguse maksupettusega seal taustal. Vara kandmine seotud isikutele või siis tegelikult tehingute tegemine oluliselt alla turuhinna.
et ka need kaasusgrupid on need, mis on tüüpilised juhtumid ja ma näen, Karin juba tahab midagi kindlasti lisada, räägi. Hea keel toimib juba hästi, kui ma vastan natuke siia poole, siis Markus saab aru, et jälle ühesõnaga pankroti tegelikult võib minna, aga kui sa ei taha vastutada, siis sa pead niimoodi minema, et mitte midagi ei ole sealt ettevõttest enam võtta. Et isegi pankrotihalduri kuludeks ei jää piisavalt raha, nii et seega see menetlus raugeb ja mitte midagi teha ei ole. Ja see on meil Eestis tegelikult üks väga suur nagu valukoht. Ja teine koht on need ühingud, mis kustuvad lihtsalt registrist ja neid on üle nagu poole Eestis ja nende osas ei tee tegelikult mitte keegi nagu järelevalvet, et kas seal on mingisuguseid kuritegusid tehtud, kas seal on rikkumisi, kas seal oli üldse vara ja palju sealt ära kanditi. Et kui kellelgi on võimalus koputada sinna uksele, kus neid reegleid tehakse, siis võiks maksejõuetusteenistuse amploaad laiendada nii, et ta ei vaataks sisse ainult pankrottidesse, vaid ka siis nendesse kustutatud ühingutesse. Elustiili ettevõtted. Ehk need on sellised ettevõtted, kus te kannate enda isiklikke kulusid. Et ka need on tegelikult need kaasusgrupid, mis lähevad selliste tüüpiliste juhtorgani liikme vastutuste nagu alla. Mida on oluline veel tegelikult arvestada on see, et kahju peab tekkima. Et ainuüksi sellest, et mingisugused kohustusi on rikutud, see ei tähenda seda, eks ole, et keegi vastutab. Et nende nõuete puhul on oluline, et just nimelt kahju tekitaks. Et nende korporatiivvaidluste puhul on hästi tavaline see, et juhatus näitab näpuga nõukogu peale, ütleb, näed, teie rikkusite mingit kohust. Nõukogu näitab näpuga juhatus, näed, hoopis teie rikkusite, teie informeerinud mind piisavalt. Aga lõppastmus, kui kahju tegelikult tekkinud ei ole, siis ei ole mitte mingisugust, eks ole, vahet nagu, et kas mingisugune rikkumine on esindatud või mitte. Et ta võib olla korporatiivmõttes teile nagu oluline teadmine, et kuidas tulevikus teistmoodi teha, aga tegelikult mingit nõuet nagu ei teki. Et mõnikord on tekkinud näiteks sellised olukorrad, küsitakse, et näed, vaata, et meil on juhatuse liige, õudselt laisk, mitte midagi ei tee, ainult registris, eks ole, istub. Et kas tema nüüd vastutab? Aga ta puhtalt selle eest, et ta nii-öelda laisk on, ei tähenda seda, et ta nagu tingimata vastutab, et kahju peab tekkima. Aga vaat selliste laiskade juhatuste liikmetega, neid tuleb siis muidugi korrale kutsuda, et kas siis kutsute juhatusest tagasi või siis ütlete talle, et hakkake tööle. Et nüüd valesti jääks kõlama on see, et tegevusetus on tegelikult ka ikkagi karistatav. Aga seal on jah tõsi see, et kahjunõude esitamiseks peab ka kahju tekkima, aga on ka sellised konkurentsikeelu rikkumised või sellised, kus lojaalsuskohustuse rikkumised, kus võib-olla kahjunõuet ei esitatagi, aga see ei tähenda seda, et sa ei oleks rikkumist toime pannud, millal on siis omad tagajärjed. Ja viimased 2 punkti tegelikult hästi kiiresti ka. Et 3. punkt on see, et nõude esitab on ju reeglina ühing, et miks see on oluline lihtsalt teile nagu teadmiseks. On seepärast, et kui nõue teie vastu esitatakse, tähendab seda, et te tegelikult olete nagu üksinda. Et teie ettevõtte vastu põhimõtteliselt on ju. Ja see on ka see teema, miks hiljem nagu räägitakse, millisel põhjusel on hea, et kui teil on olemas juhtorganite liikmete vastutuskindlustus on ju, mis aitab katta neid erinevaid kulusid. Ja viimane punkt on tõendamiskoorm, mis on juhatuse liikmel ka. Et sellega tasub ka arvestada, et miks see on oluline, mis see tõendamiskoormis sisu on. Sisu on see, et teie peate tõendama seda, et teie tegutsesite korraliku ettevõtja hoolsusega. Ja mida see praktikas tähendab? Praktikas tähendab see seda, eks ole, et teie, siis kui te mingisugused otsuseid tegite, on ju, teie otsused olid kaalutletud, need olid põhjendatud, te olite arvestanud erinevate asjadega ja see omakorda viib, eks ole, meid selle küsimuseni, et need otsused peaksid olema piisavalt dokumenteeritud või siis kuidagi helisalvestatud, salvestatud, et tal on hiljem võimalik neid taastada, eks ole, et kuidas see otsuseni siis jõutigi ikka niimoodi. Vot. Nii, aga läheme nüüd tegelikult nagu natukene spetsiifilisemaks, ehk siis need suunad, kus me näeme nagu tulevikus võivad muutuda aktuaalseks ja ei saa, eks ole, ei üle ega ümber tsiviilkriisist, riigikaitsest ja meie üleüldisest, eks ole, kaitsetööstuse nagu maailmast on ju. Et paratamatult need küsimused tekivad suurtemate korporatsioonide riskijuhid juba ka nagu küsivad ja lahendavad seda, et kui meil peaks tekkima mingi kriisiolukord, eks ole, kuhu töötajad lähevad, kuhu nad ei lähe, milline on tegelikult juhatuse liikmete potentsiaalne vastutus, eks ole, kui juhatuse liige ei suuda otsustada näiteks, on ju, või juhatuse liige põgeneb ära. On ju. Et need on kõik küsimused, millega tänapäeval siis tasapisi hakatakse tegelema ja võib-olla tasub ette valmistada. Karin. Jah. Mul on hea meel, et eile läks Riigikogus siis teisele menetlusele kabinetist edasi, siis teisele lugemisele läks tsiviilkriisi ja riigikaitseseadus. Kes ei ole lugenud, soovitan lugeda, suvel on aega tohutult põhjalik ja pikk seadus,
Aga miks me sellest räägime, on see, et tegelikult see annab päris hästi sellise näite sellest, kuidas võiks läbi mõelda oma ettevõttes väiksemal tasandil, oma funktsioonide põhiselt seda, et kuidas kriisidega tegeleda. Et kui me vaatame, mis see tsiviilkriis siis nagu üldse on, et ta on olukord, mis võib siis põhjustada ma loen teile ette selle mõiste, kuna ta tegelikult hõlmab päris hästi ja kindlasti saate siit paralleeli tuua enda olukordadele. See on siis olukord, mis võib põhjustada tõsiseid ja ulatuslikke häireid ühiskonna toimimises, ettevõte, ohustada vahetult paljude inimeste elu ja tervist, põhjustada suure varalise, majandusliku või keskkonnakahju, sealhulgas siis loodusõnnetused, tervisehädaolukord, sotsiaalsed, poliitilised pinged, taristuga seotud probleemid. Et kui te nüüd mõtlete seda oma ettevõtete tasandile, siis mida me näeme tihti, kui me vaatasime ettevõtetesse sisse, siis me näeme seda, et tegelikult ei ole hästi läbi mõeldud, kus koha peal need põhiriskikohad on. Et Markus räägib pärast siin natukene küberintsidentidest ja sellest, mis lugesite ka eile kindlasti lehest, et kuhu see viia võib, et mida ma võib-olla, Alar on seal, Alar kinkis mulle taktikalise planeerimise maaväes, jah. Väga põnev raamat ja miks ma seda teile eeskujuks toon, on see, et kuidas hakkab sõjaline taktikaline planeerimine on tegelikult ohuhinnangust. Seda mina paljudes ettevõtetes ei näe, et keegi mõtleks üldse läbi, et mis ohud meil on, kui suured need ohud on ja kuidas me nende vastu peaksime siis võitlema. Võtame selle Kunstnike Liidu näite, 700 000, eks ju, kadus kuhugi ära. Kui see raha oleks näiteks kantud kas kuskile hoiusele, seda ei oleks hoitud ühes kohas, tõenäoliselt üsna lihtsad tegevused oleks saanud teha. Et esiteks see ohuhinnang, et millised ohud teie ettevõtet üldse varitseda võivad ja mis te nende ohtude tagajärjel siis tegema peaksite. Me ei räägi siin nüüd sõjast või mingist sellisest asjast, vaid tegelikult ettevõtteid ikkagi ohustavad igapäevaselt mingid teemad. Ma põnevusega jälgisin, kuidas seda kriisi lahendati Soraininis, kui mina ära läksin, täitsa hästi saadi hakkama. Süsteem oli paigas, toimis, kõik teadsin, mida teha. Vahepeal oli natuke paanikat, aga kõik läks hästi päeva lõpuks. Ka sellisteks olukordadeks, kui teil läheb keegi väga oluline inimene ära, tegelikult peab olema kriisiplaan. Kuidas te seda majandate, millal info kuhugi läheb, millal teavitatakse avalikkust ja kuidas tehakse mingeid kokkuleppeid. Et see on kõik üks kriisiplaani osa. Ja kui me vaatame, et mis sealt veel nagu õppida oleks, on see, et seadus tegelikult kohustab ja sinna kuulub ka üsna palju täna umbes 200 ettevõtet, tulevikus veel rohkem ettevõtteid, kes peavad oma kriisiplaani läbi mõtlema ja nad peavad määrama kriisijuhi selleks, et kelle poole kõik teavad ja saavad pöörduda juhul, kui mingisugune küsimus on. Kui teil tuleb läbiotsimine näiteks, tuleb Maksuamet, tuleb Konkurentsiamet, kas kõik teie töötajad teavad, kelle poole pöörduda? Kes on see inimene, kes on see esimene, kellele ta info annab? Tõenäoliselt ei tea, vähemalt kõik ei nooguta. Ja nende kahjulike tagajärgedega tegelemisel siis nagu tegelikult ega sa ei pea ju kõike tegema, kõike ei suudagi teha, aga mida sa saad teha, on läbi mõelda see, et mis on mõistlikult võimalik. See sama näiteks raha erinevatel pangakontodel hoidmine on ja topelt allkirjad mingist summast alates ja nii edasi. Et küll sealt jälle tagantjärgi tarkus, aga põhimõtteliselt oma isikliku varaga täpselt samamoodi. Nii, ma mõtlen, meil on nii vähe aega, et ma ei räägigi midagi muud. Hea küll. No. Võtame selle kokku siis, eks ole. Koostada riskianalüüs, kriisiplaan, et need on asjad, millele vähemalt nagu kaaluda mõelda, arvestades nagu, muidugi te peate vaatama oma ettevõtte spetsiifikat ka, et mida suurem, eks ole, mida suurtem tehingute arv, seda tõsisemalt seda natukene võiks võtta. Mis on oluline veel arvestada nende kriiside puhul, et otsustamatus võib ka tingida vastutuse. Me reageerime kriisides tegelikult erinevalt. Kui ma ütlen kriis, siis ma mõtlen päris kriisi, et kui meil ongi sõjaline situatsioon. Inimestel on see nii-öelda fight or flight, eks ole, puht nii-öelda nagu psühholoogiliselt, eks ole, sees, et kumb siis nagu võimust on ju võtab, eks ole.
et aga lihtsalt arvestada seda, et teatud juhtudel otsuseid tuleb vastu võtta, need võivad olla päris keerulised otsused, on ju, et kas mõned töötajad Eestist välja saata, mõned jätta ikkagi siia riiki, on ju, meile alles, on ju, kelle elu siis potentsiaalselt ohtu seatakse, aga senikaua, kuni te teete oma otsustused ikkagi kaalutletud, et siis tagantjärele teile ikkagi midagi ette heita ei saa. Muidugi lihtsalt... Ma toon sellest taktikalisest planeerimisest veel ühe näite, et seal on niimoodi, et isegi otsustamise protsess on jagatud minuti pealt täpseks, kui kaua on otsustamiseks aega. Ja tehakse otsused ära ja siis tuleb uuesti see sama ring ja hakatakse seda sama otsust võib-olla uuesti tegema, natukene muutma, tuleb mingit uut infot, aga see tehakse vähemalt ära mingil viisil. Ettevõtetes me tihti näeme nagu seda, et las ta olla, tuli see akt on ja et on liiga suured nagu CO2 normid ja ei täida, aga las ta olla, 2-3 aastat, las ta lohab. Ja muidugi nendest seadustest, kui on tõesti kriisiolukord, võib tulla teatud kohustusi, näiteks, et tuleb mingisugune vara ära anda ja eluline soovitus lihtsalt see, et kui riik kohustab, siis tee see siis ära ja vii siis nagu ellu. Muidu tagajärg võib on ju veel olla hullem olla. Ja viimane punkt on ju, kedagi ei saa kohustada elu ohtu panema, sealjuures juhi enda elu on ju, et kui te tunnete, et teie elu on päriselt ohus on ju, siis keegi ei saa kohustada ja öelda teile, et te peate siin ikka olema või midagi tegema on ju. Ainult riik on see, kes saab kohustada. Ja teiselt poole, et ka teie ei saa, eks ole, oma töötajaid kohustada elu ohtu panema, et nemad ise saavad vabatahtlikult neid otsustusi vastu võtta. Elutähtsa teenuse osutajal on natuke teistmoodi, aga lõpuks võiks kõik olla oma riigi eest väljas ja tulge Kaitseliitu. Me ei saa mitte kuidagi üle ega ümber käsitlemata küberturvalisuse teemat on ju. Ja see sama tegelikult Kunstnike Liidu juhtum on ka iseenesest küberintsidendina kvalifitseeritav. Kui me vaatame seda eelmist aastat, on ju, et millised teemad meil nagu meedias läbi käisid, mis need olid suuremad, kahtlemata, eks ole, Apotheka, nii-öelda Apotheka kaasus on ju, on Eestis on ju. Kui me vaatame rahvusvahelisel tasandil, me näeme, siin on ka tegelikult mitmeid variante. Näiteks Jaaguri Land Rover kaasus, kus 1,9 miljardit on ju, tekitati kahju. Apotheka puhul oli lihtsalt see juhtum, on ju, et määrati siis trahv, mis tänas 3 miljonit eurot. Et see küberturvalise teema, et see on meil natukene selline uus reaalsus, millega tegelikult juhid peavad ka hakkama arvestama. Et me teame kõik ju seda, et pettuste rünnakute arv nagu pidevalt kasvab eksponentsiaalselt. 2025 aasta oli kahju hind või kahju summa kogu maailma peale triljonites dollarites. Ja tänaseks mitmed siin juhid ilmselt teavad, GDPR-ist on midagi kuulnud, eks ole, NIS2-st, KÜTSist ehk siis küberturvalisusseadusest niimoodi. Toorast on ju finantssektoritele, mida need kõik suures plaanis reguleerivad, on see, et tuleb võtta põhjendatud ja proportsionaalseid meetmeid selleks, et tagada küberturvalisus nii-öelda. Ehk siis see on natukene see uus standard, mida on hakatud looma, mida on hakatud ehitama, mida ka tegelikult nüüd meie uued juhid peaksid on ju arvestama. Et kui me vaatame ka näiteks, eks ole, konkreetselt seda Apotheka näidet, on ju, teame, et mingi tohutult 700 000, eks ole, erinevad nii-öelda andmeid siis varastati, eks ole, sealt ära, isikukoodid, kõik muud on ju. Ja tuvastatigi väga mitmeid on ju probleeme. Et näiteks, et mitmik autentimist ei kasutatud, siis süsteemi sisenemisel kasutati sisuliselt ainult parooli, ühe administraatori kontot kasutasid mitmed isikud ja veel ja veel ja veel on ju. Ehk siis tegelikult neid möödapanekuid olid mitmeid. Mis on võib-olla natukene need õppetunnid, millega siis tegelikult arvestada? Et hinnake oma küberriskide mõju või siis korraldage selle tegemine. Ehk siis juhatuse liikme kohustus ei tähenda ainult seda, eks ole, et te peate isiklikult neid asju tegema. Kindlasti mitte. Et see on oluline on see, et ehitate üles süsteemid, on ju. Et teil on inimesed, kes tegelevad nendega. Oluline seejuures on lisaks ka see, et kui te olete nagu lasknud seda korraldada, seda teha, on ju, siis pärast veenduge ka, on ju, et need on kõik ellu viidud. Need turvameetmed, mida nähti, et need on vajalikud, võiks siis ellu viia, et veenduge ka selles, et need on siis päriselt ka ellu viidud. Et muidu senimaani me räägime eelkõige nendest ettevõtetest, kes kuuluvad sinna küberturvalisuse seaduse alla või siis NIS2, eks ole, alla. Aga ma näen seda, et see ei jää ainult niimoodi, et see ilmselt see standard, mis on nüüd hakatud looma, on uus standard, mida peavad arvestama ka ettevõtted, kes ei ole, eks ole, kütsiga tingimata hõlmatud, on ju. Nii, aga muidugi kütsettevõtted teavad küll, on ju, mis juhtub tänaseks. Et kui meetmed ei ole rakendatud, et siis 10 miljonit on potentsiaalselt vastutus. Et seda arvestades tasub oma hoiukontod võib-olla valmis panna.
aga ma arvan, et seda ei juhtu tegelikult kellelgi. Aga võtame äkki kokku oma õppetunnid, mis me tahaks, et te kaasa võtate siit. Äkki tahad põgusalt rääkida e-piimast ja Riigikohtu lahenditest, mis meil on tulnud? Hästi põgusalt tegelikult ka sellest, et mis on veel teemaks nagu muutunud eelmist aastat vaadates, on igasugused, eks ole, põhjendamatud või siis ülemääraste riskide võtmised või siis vähemalt etteheide, et keegi on rikkunud ja võtnud ülemäära riski. Mida põhjendamatu või ülemäärane risk justkui peaks tähendama, on see, et on ületatud mingisugust ettevõtte enda sisest riskiisu, on ju. Ehk siis tegelikult see lähtekoht peaks olema see, et okei, et aga mis on siis konkreetse ettevõtte riskiisu? Ja maru lihtne on nagu hakata näpuga näitama kellegi peale, et kui kahju on tekkinud mingist projektist, et näed, vaata, võtsid põhjendamatut või ülemäärast riski. Aga tegelikult ainuüksi asjaolu, et kahju tekib, ei tähenda absoluutselt seda, et ettevõtte juht on kuidagi, eks ole, võtnud ülemäärast riski. E-piima puhul, eks ole, mis on erinevad nagu jutte, et mis seal siis juhtus, on ju, et tegid selle juustutehase, see läks oluliselt kulukamaks, kui esialgu on ju arvati, ei käivitunud nii kiiresti, on ju, siis kulud hakkasid kasvama ja tulu tegelikult sisse ei tulnud, on ju. Et see on nagu üks võimalik probleem, mida allikas seal võib ju küsida, kas nad võtsid ülemäärast riski või mitte. Minu enda sisetunne hetkel vähemalt ütleb, et pigem mitte, sest et me üldjuhul peame arvestama ikkagi seda, et ettevõte võib riski võtta, et juht võib riskida, sest ega meie kapitalistlikus vabaturumajandus muidu edu ei saavutata, kui riski tegelikult ei võeta. Ja siin võib-olla ka, kui tõmmata nüüd riigiettevõtetele paralleeli, et seal on omaniku ootused on defineeritud tavaliselt, et seda eraettevõtluses väga palju ei näe, aga kuigi Ameerikas näiteks on niimoodi, et kui põhikirjas on pandud tegevusvaldkonnad, siis juhatus ei või teistsuguseid valdkondi nagu oma suva järgi võtta. Et Eestis seda ma näen, et ettevõtjad väga palju ei kasuta, aga tegelikult võiks juhatusel küll anda nagu kas läbi strateegia, kellel see on olemas või mingite juhiste, et kus maale tegelikult omanikud on valmis oma rahaga siis minema. Aga siin ei tohi jälle pankrotti minna, sest võlausaldajate puhul see ei kehti. Ja. Nüüd lisaks sellele, eks ole, meil tuli 2026 aastal, kui üks Riigikohtu lahend on ju, Riigikohtu lahendi sisu põhimõtteliselt oli see, et äriühing juba oli finantsraskustes ja juhatuse liige andis laenu 265 000 eurot, eks ole. Ja see võlgnik ise nagu ütles ka, et okei, ma saan laenu, aga selle laenu nagu saamisel lisaks, eks ole, ma aitan sul leida nagu ka uusi koostööpartnereid ja siis ma toon su välja sellest keerulisest finantsraskusest, kus sa elad, eks ole. Ja juht otsustaski, et ma annan selle laenu ära. Mis juhtus? Äriühing läks pankrotti. Kohtud tegelikult lõppastmes ütlesid seda, et juht oli võtnud ülemäärast riski, et sa andsid tagamata laenu niimoodi isikule, ütleme, et sellises olukorras, kus äriühing juba oli finantsraskustes. Mulle endal isiklikult selle lahendiga on väga suur probleem nagu, sellepärast, et ma ise arvan seda, et mis on nagu kohtute eksimus nagu olnud, on see, et keegi ei hinda seda, et milline on konkreetse ettevõtte riskiisu. Et kes seda riskiisu tegelikult ka määratleb. Esmajoones määratlevad riskiisu omanikud ise. Ja selle konkreetse kaasuse puhul see, kes pankrotti läks, see juht, kes andis selle laenu, oli ka ise tegelikult ettevõtte ainuomanik. Et kuidas sa siis saad iseenesest öelda, et sa oled võtnud ülemäärast riski, kui sa ise ju määratsid ära, mis see risk on. Kokkuvõttes, õppetunnid. Kahjumlik tagajärg, millega me tahame tegelikult ära saata, eks ole. Ainuüksi asjaolu, et mingi kahjumlik tagajärg on tekkinud ehitusettevõtetel näiteks mingi ehitusprojektides, ei tähenda kindlasti seda, et mingi juht vastutab. Me peame arvestama tegelikult selle äritegevuse valdkonnaga ka, et mis on see nagu normaalne tavapärane risk selle ettevõtte puhul ja sageli tegelikult on need otsused ikkagist koos kõlas. Teine, kui vähegi võimalik, määratlege ära see riskiisu ja see riskiisu on ju, seda võib määratleda ühelt poolt põhikirjas, näiteks stiilis, et milliseid tehinguid võib juhatus teha ja võimalikult täpsete parameetritega, kui on võimalik, millist liiki laadi, milliste summadega tehingud on ju. Aga see ei pea olema ainult põhikiri on ju, Karin. See võib ükskõik mis dokument, strateegiadokument, mida iganes on ja siis ütleme siit edasi, mida me näeme, et kasutatakse vähe, on see, et spetsialistide kaasamine või nõukogu kaasamine. Ja nõukogu kaasamisel on nagu, see vajaks omaette täitsa teemat, eks ju, et kuidas nõukogust võimalikult palju siis tegelikult abi saaks. Praegusel juhul me näeme, et nõukogu ei kaasata piisavalt õigel hetkel, ei küsita ta käest õigeid küsimusi või ei anta talle õiget infot, et üldse teha teadlikku otsust. Ja spetsialistide kaasamine, et see kindlasti peaaegu igal juhul, kui mingi juhatuse liikme vastutuse värelus natuke tekib, on minu soovitus küll olnud, et võta mõne spetsialisti hinnaks ja peale, et sul oleks midagi päriselt ka nagu paberil mustvalgel.
ja mida me näeme, on see, et ega isegi kui sa siiralt usud seda juhatuse liiget, et ta tahtis parimat, siis paberid ei näita. Ei ole protokolle, ei ole mingisuguseid salvestusi, et viimases kaasuses ma mäletan, et ma soovitasin juhatuse liikmetele, et tehke vähemalt oma vahel e-mailid, vahetage, et miks te midagi tegite, põhjendage, kus ma olin, miks ma tegin nii, mis infot ma sain. Aga et meil oleks millestki kinni võtta, öelda, et te olete tõesti selle asja läbi mõelnud, mitte nii, et tihti me näeme seda nagu juristidena, et on otsus ja otsustasime nii. Aga miks te otsustasite nii, ja mis sellele kõik eelnes ja me teame kõik, et sellele eelneb väga palju, aga seda me ei suuda sealt välja lugeda, kui läheb vastutuseks. Ehk siis kokkuvõttes, ehk siis kahtluse korral on ju küsi arvamust kõrgemalt organilt või siis ka professionaalilt. Professionaalilt tuleks küsida arvamust siis, kui puudutab eriteadmistega mingisuguseid eriteadmiste sisu. Protokolli otsus, selle kaalutlused on ju, see on teie enda huvides, sest et hiljem vaidluse korral tuleb teil tõendada, et teie järgisite korralikku ettevõtja hoolsust, eks ole. Ja kõige viimaseks punkt, mis meil tegelikult on jäänud ikkagi hinge peale natukene, on see, et ja kusjuures Kadri ütles mulle, Markus, ära seekord kindlasti lavalt maha tule ja nüüd ma nimelt tegin selle ära. Et mis meil endal on nagu hinge peal, on just nimelt see, et nõukogu teema, et nõukogu ei ole kindlasti kummitempel. Ehk siis, kui nõukogusse mingid küsimused on viidud, on ju, siis tuleb ennast suhteliselt põhjalikult ikkagi kurssi viia ja uurida ja küsida juhatuselt, et pärast ei saaks, eks ole, näpuga näidata juhatuseni ja öelda niimoodi, näe, teie ei uurinud, teie ei küsinud niimoodi. On ju, Karin, sina olid seal Enefit Greenis, sina olid tubli nõukogu liige. Ma olin tubli nõukogu liige. Erki käest võite küsida pärast, et ta ütleb. Aga siia võib panna veel juurde, eks ju, juhatusliikmete vastutuskindlustuse temaatika. Vähemalt see annab sulle võimaluse võidelda oma õiguste eest. Kui sul seda ei ole, siis ei ole ka õigusabi kulud kaetud. Ja näiteks kui me vaatame Volkswageni kaasust, mida me kõik teame, on ja, et kus seal siis süsiniku väljaheitega manipuleeriti, et mingi taktika võib olla see ka, et sa oled kogu aeg haige ja ei ole piisavalt terve, et minna kohtusse, et seal see põhimees on siiani veel süüdi mõistmata, teised, kes käisid kohtus, on juba süüdi mõistetud. Aga meie poolt kõik, aitäh! Aitäh!